Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, rõõm näha, laupäev ja motomelu alustab. Täna saates on meil hästi palju huvitavaid teemasid. Räägime natukene petturitest, vaatame, kuidas saab sama raha eest parem auto või hoopis väiksema kuumakse. Ja saadet võib-olla alustamegi hoopis 2 auto võrdlusest. Nimelt on meil 2 rahva seas populaarset autot võetud võrdlemiseks. Hind on neil suhteliselt sama, aga vaatame, mis siis selle raha eest saab. Täna paneme kõrvuti 2 autot, mis on põhimõtteliselt sama hinnaga. Seesama Škoda Superbia. 5. seeria BMW. Škoda on teada tuntud sellise taskukohase hinnaga auto ja loomulikult hästi praktiline. Samas kõrval on meil välja panna 5. seeria BMW. Aga kui nende autode hinnad on peaaegu sama, siis tahaks teada, mis me selle raha eest saame. Kui võrrelda BMW-d ja Škodat sees, siis tõesti BMW näeb nagu hoopis teine klass välja, aga samas Škodal on teada tuntud lause lihtsuses peitub võlu. Ainuke asi, mis mind Škoda puhul natukene häirib, on see müra, mis siia autosse kostub. Et muidugi, kui sul raadio käib või kuulad mõnda podcasti, siis see nii väga ei häirigi, aga kui sa oled vaikuses, siis see müra on küll natukene liiga tugev. Üldiselt on kõik asjad omal kohal. Auto puhul ta tundub kodune, hoolimata sellest, et ma tegelikult BMW-dega olen küllaltki vähe sõitnud. Vaikne on ja kui tõesti see 57 000 eurone pakkumine on selle autoga vähegi võrreldav, siis see on ütleks, et uskumatult hea diil. Škoda hinna juures saada endale sellises varustuses BMW on objektiivses mõttes väga hea pakkumine. Aga varjuküljeks on, et ilmselt kaasnevad ka sellega premium-klassi hoolduskulud. Mida on võimalik kontrolli alla saada 6000 eurose lisagarantiiga, aga see tõstab selle auto hinna juba üle 60 000 ja siis enam Škodaga ei konkureeri. See konkreetne demokas on mõnevõrra kallim. Škoda hinna juures ka BMW puhul sa ei saa M-igi, sest sellel konkreetsel demol on olemas lisaks ventileeritud istmetele ka M-pakett. Škoda hinna eest heads-up display'd mul ei ole. Aga seevastu mul Škodas on see olemas. Mul on terve elutuba täis kodukino ekraani. Ma võin ka vastu panna, mul on lausa 2 ekraani. Küll nad on eraldiseisvad, ei ole nii nooblid ja stiilsed nagu sul on, aga vaatamata sellele on mul nad olemas. Seletad 2 tillukest tahvelarvutit. Kui me võrdleme Škodat ja BMW-d, mõlemad on nelikveolised, diisel. Škoda plussiks ma võin kohe välja tuua on see, et ühe tankimisega ma saan üle 1000 kilomeetri sõita, mis teeb nagu minu meelest selle autost nagu super auto, eriti minusugusele, kes ei viitsi auto tankimas käia. Ma siiralt kahtlen, et BMW selles osas kehvem on, kui juba eelmise generatsiooni 5. seeria diisel sõitis kenasti 5 liitrit 100-le. Aga rääkides hinnast, me jääme kinni detailidesse, sest BMW on tõesti selle paketi juures väga hea hinnaga ja arusaamatuks jääb, kas Škoda on läinud aastatega lihtsalt kallimaks või on BMW tunginud rahvaauto kategooriasse. No ma arvan, kokkuvõttes võiks öelda küll, et Škoda on Škoda ja kes soovib endale, saab valida ju, kas ta tõesti tahab selle sama raha eest premium-klassi autot või jääb siiski oma liistude juurde, kes hindab sellist kindlat kvaliteeti, mugavust. Võib-olla ta ei soovigi nii palju tehnikat nagu BMW-s on, nii et selles mõttes ma arvan, valikukoht jääb ikka inimestele teha. No päeva lõpuks võib-olla tõesti tundub, et me võrdleme võrreldamatut, aga numbrid räägivad enda eest. Kellele ema, kellele tütar, õige mees võtab mõlemad.
no kokkuvõttes saab igaüks teha oma valikud ise, meie oleme lihtsalt välja toonud 2 auto plussid, miinused ja kes soovib ka BMW-ga proovisõitu minna tegema, siis Inscape ootab teid. Järgmise loo toome teieni koostöös Mobile autokeskusega ja räägime petturitest, sellepärast et need kaabakad tahavad ju igal sammul teie raha endale saada. Järgnevas saatelõigus kõlavad päris mitmed huvitavad ja lausa uskumatuna kõlavad lood. Kuidas võltsitakse näiteks automüügi kuulutusi, kuidas ehitatakse üles kas võlts müügiplats. Tähelepanelik tuleb tõepoolest olla igal sammul. Muutunud on väga palju ja et kui kunagi olid riigipiirid ja polnud Schengenit ja see äri käis hoopis teistmoodi, käidi koha peal, vaadati, polnud internetigi, käidi turgudele, osteti, aga nüüd nagu ikka, mida lihtsam on, siis pahalased kasutavad ära, et täna on siis hästi palju küberpettuseid ja küberkuritegevus üldse, nagu meil siin need kelmikõned ja kõik muu on, et minu teada küberkuritegevus läks mööda ka nüüd narkokuritegevusest oma käivetel. Luuakse kodulehti, üsna tõetruusi, niimoodi, et ka meile tuli see praegu sisse kliendi päringuga, vaatasime, me saime kohe esmapilgul aru, et see ei saa olla tõene, et selle auto hind on nagu liiga hea. Täna nad on läinud sinnamaani, et sa kontrollid selle ettevõtte nime, nad on võtnud mingi teise ettevõtte nime, mis on päriselt olemas, justkui kõik on õige, nad on meilid, nad vastavad sulle kiiresti, väga viisakalt, aga kust peaks siis lambi põlema lööma? Esimese on hind, teine asi pildid, palju autosi ja kõigil on taust erinev, et need on kõik kuskilt teistelt kuulutustelt inimestelt võetud pildid, et see on esimene ohumärk, et näiteks teete pildi lahti, see on Eesti auto, eks. Aga taustad, et kui on üks müüja, siis tal on taustad ühes kohas tehtud, tal on välja kujunenud koht, kus ta pilti teeb, et sellist asja ei ole ühelgi automüüjal, et ainult kuulutuste portaalidel on selline asi, aga tegemist ei ole kuulutuste portaaliga, nad reklaamivad ennast automüüjana. Siis lood, et on hästi kiire, huvilisi on palju, et andke meile ettemaks. Et siin on näiteid, kus on kantud nädalavahetusega 25 000 korda 3–5 euroseid summaseks, et neil piisab sellest, eks. Ja sellised igasugu sloganid, et parimad hinnad garanteeritud, miks maksta rohkem, parimad diilid, garantii hinna sees ja toome sulle koju kätte. Et see ei ole tavaline, et need on kõik ahvatlused, mille õnge ei tohiks minna. Saksa automüüja reeglina ei viitsi sul isegi lennujaama vastu tulla, et nüüd nemad siis toovad Eestisse kohale, eks, et kirjalikult saadavad, eks. Kas see probleem on pigem ütleme Euroopast autot vaadates või on ohukohti juba ka Eestis? Eestis on üksikuid juhte, on siin Eesti portaalides on pandud küll Läti kuulutusi, on ju, mis on libakuulutused, aga väga palju ei ole, aga selles mõttes, et algust on tehtud ja peab olema valvas ka Eestis, et küll ta siia jõuab, et nagu ka need muud petukõned, kõik elektriarvestid ja maksuametid, eks, et need on ju tehakse juba puhtas eesti keeles. Sa rääkisid ennist kaameraväliselt ka ühest Eesti näitest. Jaa, see on päris lugu ja tegelikult on ka neid rohkem ja suhtlus oli siis kliendil, mitte kliendile, aga ütleme siis nii, et ta hiljem tuli meie kliendiks, aga ta kõigepealt esimese auto ostis ise, millest ta ilma jäi, oli suhtlus õige müüjaga, õige pood oli, selles mõttes ta oli õigel teel kõik. Aga hästi palju istutakse tuntud müüjatega, see ei ole ainult autokaubanduses, see on ka mujal äris. Aga meie sellega lihtsalt kuuleme kõige rohkem tagasisidet, istutakse müüjate postkastides ja siis antud juhul oli näide, kui kaubeldi, üsna kallis auto oli ja hinnakäär oli lõpuks jäänud 10 000 eurot ja mingil hetkel siis tuli müüjalt kiri, et kuule okei, sobib, aga et kui sa kohe raha üle kannad, et siis ma annan ära. Ja inimene oli õnnelik ja kandiski raha üle ja läks järgi. Müüja ütles, et kõik on tore, aga et millal raha kannad ja siis hakati jälgi ajama. Ehk siis see arve, mis oli saadetud müüja aadressilt ehk siis äkitud postkastist, oli teise IBAN-i ehk siis eesti keeles kontonumbriga. Nii et see raha oli kõik läinud kuhugi ja jäljed seal ilmselt on Nigeeria ja kuhugi sinna.
ja sealt ei ole enam püüatuult väljal, et küll politseisse avaldused kõik asjad, aga et sealt nagu tõenäosus tagasi saada midagi on nagu väga väike. See nüüd on digitaalne näide, aga sul on ka üks selline näide, kus inimene füüsiliselt nägi autosid, mida tegelikult pärast ei olnudki. Jah, oli loodud Saksa pood, näiline. Esmahooga lähed võõras riigis ja pane tähele ja Saksamaal ei ole need poed ka tihti sellised nagu suured ilusad lippudega nagu meil, et ongi selline lihtne ajutine aed, üks soojak, see on üsna tavaline seal, see on okei. Ja vaadati autosi ja lepiti kokku ja et ehk ülekanne ära ja et homme siis saate kätte ja vormistame ära ja ka mehed kandsid rahad ära ja järgmine päev läksid sinna, polnud ei soojakut ega ühtegi autot. Et kõik oli kadunud. Petturid tegutsevad väga peenelt ja väga osavalt ja enam tuleb välja, et ei ole isegi mitte PIN-2 vaja, et teie raha enda kätte saada. Nimelt ühele Eesti ettevõtjale helistati väidetavalt Maksuametist ja identifitseerimise jaoks küsiti temalt PIN-1. Selle taga andis. Ja tänu sellele PIN-1-le said pätid sisse tema e-Maksuametisse. Muutsid seal deklaratsioonis numbreid, tekitati väikene ülejääk ja see kanti kiirelt juba välismaa arvele. Seega raha läinud ja seda kõike ilma PIN-2-ta. Nii et ettevaatlik tuleb olla. Pigem kõhelge, pigem kahtlustage, enne kui mingid numbrid välja annate. Ja selliste näidete elimineerimiseks ongi mõistlik ju tegelikult ajada asju näiteks teiega, kes te tunnete seda võimalikku käekirja. Jaa, see kõlab reklaami jutuna ja siinkohal võib-olla ei pea seda nii võtma, et lihtsalt jah, me oskame ja teeme. Ka meie oleme väga ettevaatlikuks muutunud ja miks me oleme ka hakanud pikemalt protsesse tegema või rohkem raha küsima, et meil kulud on kasvanud ja me käimegi koha peal vaatamas ja veendumas, et üks asi on see, et veendud, et kas see auto on korralik, kui ta on füüsiliselt olemas, aga kui sa lähed sinna kohale ja seda autot ei olegi seal, et siis on selge, et ei olegi kuhugi kanda, et kanda on, arve on olemas, aga et ei ole nagu mõistlik kanda. Et inimestel ka, et kui teil on olemas oma raha, te ei vaja liisingut, meid vajatakse reeglina siis, kui on liisingut vaja, lihtsalt teha seda taustakontrolli nii palju, kui saab ja minna füüsiliselt kohale, vaadata üle, et nii imelikult, kui see ei kõla ka siin 21. sajandil digiajastul, siis selles äris tundub, et on kiviaega tagasi minek, et lennukipilet ja rahakotti, täna küll ülekanne, aga et nii-öelda vorsti vastu. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik karantiinilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Ilmselt on kõige enam levinud autokiletamise viis klaaside toonimine. Kui kaugele on see tehnoloogia tänaseks arenenud, milliseid võimalusi toonkilet tänaseks pakuvad, seda tulime uurima STEK kilede maaletooja juurde siia Tartusse. Toonkilesid kasutatakse palju ja see on väga levinud, aga meil on nüüd ka hea uudis toonkilede paigaldajatele, sellepärast et STEKil on olemas Lunari seeria, mis on tõesti samm edasi praegustest kiledest. Lunari Next seeria toonkile suudab siis ära blokeerida päikeseenergia täielikult, et vältida põletushaavu ja kellel on tundlik nahk päikese vastu. Kuna sellel on grafeentehnoloogia, siis ta lihtsalt püüab täielikult päikeseenergia kinni, mis autosse tuleb. Seda on lihtsam paigaldada, sest ta laseb ennast töödelda 4 erinevas suunas, mitte nii nagu enam levinud kiled, millel saab sürmi välja ajada ainult ülesse või allapoole, siis Lunaril saab ajada ka neid
paremale ja vasakule, et kile paremini sobituks klaasile. Kui võtame nüüd konkurendikile, siis siin on tunda, kuumus tuleb kõik läbi, käel hakkab palav, kuum. Ja kui võtame Next Plussi, meie kõige kõrgema kategooria kile, siis siin võib panna juba käe praktiliselt vastu. Kuuma tõrje 96-97% ja siin on siis heledam kile 70%, see laseb ikka väga kõvasti kuuma läbi. 21% toeb kinni ja kui võtame Next Plus meie kategooria kile, siis see püüab kinni 96% kuumust. See nüüd, mida võib panna siis kõrvalistuja ja juhi ukseklaasi peale Next 85, mis tõrjub 80% kuumusest. Tagumised klaasid võivad olla toonitud enam-vähem igas toonis, aga esiklaasidega on piirangud, et esiküljeklaasid peavad olema läbinähtavad vähemalt 70% ja esiklaas 75%. Vastavalt sellele on siis esimesi küljeklaasi võimalik mingil määral kaitsta kuumustõrje kilega. Et meil on pakkuda 85% kuumustõrje kile, mis siis vähendab päikese intensiivsust, mis autosse tuleb. Nii et me saame selle kaitse, ütleme siis ka sõidumugavuse, et päike ei kõrveta kätt ja pluss veel siis me jääme seaduse piiresse. Just, et me jääme seaduse piiresse, kuigi jah, see toon on seal väga minimaalne, et praktiliselt olematu. Aga kas siis need paigaldajad, kes siiamaani ütlevad, et nad panevad UV-kilet, see püüab kõik kinni, see on olnud selline ilus soe müügijutt? UV ja seda IR nii-öelda numbrid, need on enamus kiledel kõigil samad, aga see reaalne kuuma kinni püüdmine, see on nüüd see, mida siis enamus kiledel tegelikult ei ole. Praegult tahaks küsida, et miks me räägime aastal 2026 nendest asjadest, see kõik oleks pidanud olema ju varem. Tõesti, see oleks võinud olla varem, kuid eks hea asi ikkagi vajab ettevalmistust ja läbitöötamist ja kontrollimust enne, kui see turule tuleb. Kui peaks nüüd juhtuma tõsise mõnnetus, siis kui on kile peal, ei saa nende klaasikildudega vigastada, et hoiab klaasi ikkagi mingil määral tükis. Ja ka sisse murdmisele aitab kaasa, et kurikaelal ei ole nii lihtne sinna kohe sisse tungida. Oleme auto kiletamistest rääkinud. Kas see on kõik, mida kiletada saab? Ei, kiletada saab kõike veel, mis on nähtav ja tuntav, et Stek pakub ka hoonetele erinevaid toonkilesid ja kaitsekilesid ja turvakilesid ja meil on ka hoonete kiled on olemas ka sellised, mis on nii-öelda graffiti kaitseks, et ei saa sodida akenda ja siis teatud selliste sirgete pindade peale, et võimalik sinna kile paigaldada, mis ei lase värvile sinna nakkuda. Kellel nüüd aga huvi tekkis, olgu see siis autokile, majakile, toonkile, klaasile, kuidas seda kõike leida? Kõik see on leitav internetist aadressil stek.ee. Seal on erinevad võimalused ka sooviavalduseks, kus meil on vastav vorm, kuhu inimene saab oma soovi kirja panna, mis siis läheb kõikidele meie koostööpartneritele laiali ja nemad siis annavad oma poolse nägemuse, hinna ja kõik muu, mille vahel siis klient saab ise valida. Me oleme A2 autoveldis ja kohe vaatame, kuidas autoportaali kaudu saad endale sama raha eest parem auto või hoopis soodsama kuumakse. Kuidas täna kliendid autot otsivad, kui osta soovivad? Kas täna vaadatakse pigem kuumakset või auto hinda üldiselt? Tegelikult aina rohkem ja rohkem vaadatakse kuumaksu, sest inimesed, kes ostavad endale auto laenu või liisinguga, siis tegelikult vaatavad seda, kui palju nad iga kuu selle auto eest maksma peavad. Autoportaali teeb täna eriliseks see, et meil on väga hea koostöö Coop liisinguga ja me pakume siis väga paljudele autodele jääkväärtust 40% 5 aasta peale. See tähendab siis seda, et auto kuumakse tuleb oluliselt alla ja see tähendab siis ka veel edasi seda, et klient saab valida endale kas sama kuumaksu eest autoportaalist nüüd oluliselt parem auto või kui ta mingi auto välja valinud juba, siis ta saab selle auto eest kuus vähem maksta.
Me oleme A2 autoveldis ja seda mitte niisama, vaid siin on kohe hea üks näide meil tuua. Ja me tahame siin välja tuua ühe nipi, kuidas veel kokku hoida, et kui auto on juba tasuta kuulutatud autoportaalis, maha müüdud ja nüüd on uue valik, siis üks kokkuhoiu koht on meil see, et meil on näiteks üks Mercedes siin ja kui see Mercedes nüüd siit autoveldist osta, koob liisinguga läbi autoportaali, siis saades juba väga head liisingutingimused ja väga hea kuumakse, on võimalik see auto siis soetada ilma registreerimistasuta. Autoportaal on mõeldud nii tavakasutajale kui ärikliendile. Kõigepealt saab oma autot tasuta kuulutada ja siis otsida turu parimaid tingimusi, sest et autoportaalis on täna kõige laiem valik elektriautosid Eesti turul ja lisaks on meil ka siis kõige laiem valik uusi laoautosid ühes kohas. Autoportaalis on täna ligi 12 000 autot, aga oluline on seejuures see, et meil on tuhandeid selliseid autosid, mis ei ole teistest portaalidest leitavad, aga see pole kõik, mis meil veel head on. Lisaks sellele on meil pildid natuke paremad, need on suuremad, need on kvaliteetsemad, neid saab natuke rohkem panna. Meie finantseerimistingimused on laiemad, et lisaks laenule on meil pakkuda siis ka liisingut ja renti ja meie liisingu krediidikulukuse määr ja intress on ka väga konkurentsivõimeline, üks parimaid täna Eestis. Mina näen seda, et meil iga nädalaga päringute arv suureneb ja näen ka seda, kuidas siis päritakse erinevate autode kohta, hooldusajalugu, remondiinfot ja nii edasi, et selgelt turg on elavnemas. Nii et tegelikult need, kes veel kahtlesid, et kas on õige aeg autot osta, vahetada või müüa, siis ei maksa oodata neid otsuseid, mis seal kõrgemalt Toompealt tuleb, vaid kui on vaja autot vahetada, siis on mõistlik teha seda. Ja kui seda autot vahetama hakata, uut otsima, siis kindlasti tulla vaatama autoportaali, see võtab ainult mõne minuti ja võib võita päris palju eurosid. Saade selleks korraks läbi, suur aitäh, et vaatasite. Järgmine laupäev võin juba etteruttavalt öelda, saab olema väga äge saade, sest võtame ühe matkaauto, läheme talviseid olusid katsetama ja üks mootorsaani lugu mahub ka meie saatesse. Nii et näeme juba järgmisel laupäeval.